Aleksander Eermaa Eesti karikafinaal on täna õhtul siis meeste osas vähemalt aset leidmas. Ühtlasi, kas see on nüüd sinu elu viimane mäng Tartu Bigbanki meeskonnas? Ei, ma ei ütleks kindlasti niimoodi, eks näha ole, mis see elu toob selles mõttes, et ma ütlen, et eks näha ole, aga praegusega olen küll väga rahul ja vaatame kindlasti ei mata seda ideed maha. Päris ausalt, kas Tartu meeskonna peatreener Alar Rikbergiga on olnud juttu sellest, et järgmine hooaeg on ju ka ees ootamas ja miks mitte tulla siis Tartusse tagasi? Mingid naljatades mingid juttu vist oleme rääkinud, aga vist päris otseselt niisugust nagu kindlat juttu ei ole olnud, et no vaatame, et eks näha ole. Kas see, et tegu on sinu viimase mänguga vähemalt siis sel hooajal enne TalTechi naasmist Tartu ridades, muudab mänguga erilisemaks või sa hetkel sellele ei mõtled ainult sellele, et tähtis on õhtul kuld koju tuua? Ei, no eks ikka natuke selles mõttes, et hea läks ja niisuguse hea fooniga nagu lõpetada ja plaan ongi ju tegelikult tulla ja võtta, et selles mõttes ei ole mul nagu praegusel hetkel isegi vahet nagu kes mängib, kuidas mängib, peaasi, et me selle nagu karika koju tooksime ja see ongi nagu eesmärk absoluutselt number 1. Kuidas te nüüd viimastes treenides hakkama olete saanud siin 3 sidemängijaga, Ronald Järv, sina ja Gert Toobal ka pundis, kas kõik on täiega kaasa teinud treenid? Ja, oleme küll selles mõttes, et lihtsalt natuke rohkem vahetanud ja oleme ilusti ära saanud jagada oma mängu ja nii-öelda treenis ka. Millises vormis Gert Toobal on? Gert on nagu ikka Gert, ei ole midagi öelda. Eks tal kindlasti läheb ka veel paremaks selles mõttes, ütlen just füüsiliselt, aga eks näha ole. Kuidas sa ise ennast tunned siin finaali ajal, kas nüüd ütleme 4-5 kuud, mis sa siin Tartus oled olnud, on need muutnud sind selgelt paremaks ja enesekindlamaks sidemängijaks? Ja kindlasti selles mõttes olen ikkagi väga palju juurde saanud, et mingisugused väiksed nipid, mis aitavad nii-öelda rasketel hetkedel võib-olla stabiilsemalt mängida. Et nendele rohkem tähelepanu pöörata ja siis tuleb nagu kõik see asi kokku. Finaalis Tallinna Selver vastane teile. Mis sa Selveri võistkonna kohta praegu ütleksid, mida tuleb nende puhul kõige rohkem jälgida või keda? Ei, no selles mõttes on nagu hästi ju, et hea sidemängija, väga stabiilselt ja selles mõttes väga nagu sihuke mitmekülgselt mängib, et kõik mehed saavad nagu ilusti tööd. Kindlasti nende kaitsemäng on väga hea, mida tuleb nagu tähele panna, et see nagu vastaseid murrabki, et kui hakkad lööma, palli maha ei saa ja tassivad üles, et siis ongi vastasel raske, et tuleb lihtsalt kõik võimalused, mis meil on, ära hästi kasutada ja mänguplaanist puhtalt kinni pidada, et siis peaks olema asjad nagu lihtsamad. Ja lõpetuseks täna kindlasti tartlased ootavad ka kodupubliku abi siin ülikooli spordihoones. Absoluutselt, mida rohkem, seda uhkem. Selge, nende sõnadega lõpetame, aitäh sulle ja edu õhtuseks finaaliks. Aitäh!